Tervitus kõikidele kuulajatele ja ka vaatajatele. Meid on siin esimest korda Samm-sammult Evaline podcastis lausa 3 tükki, ehk siis mul on 2 külalist siin. Esiteks on Tanel Kangert, pikaaegne profirattur, aga kes on siiamaani rataste keskel, ütleme niimoodi. Ja Ergo Kukk, kes on kõikide sportide entusiast, aga rattasport on eriti südames ja kes korraldab ka Graveli Festi Tartus. Tere meed! Tervitus! Tere! Kuna siin laua taga istuvad minu vastas siuksed mehed, kes üks on väga tugev harrastaja ja teine on olnud tippspordis, siis küsin kohe mõlemalt ära, et äkki teil on erinevad vastused, mis värk selle rattaspordiga on, et miks on nii, et kui keegi ikka ratta peale istub, siis üks hetk vaatad, et tekib uus kiiver, uus ratas jälle ja siis kilomeetrid kasvavad ja et nagu inimesed ei saa sealt rattast otseses mõttes välja. Jah, mul on sellele võib-olla hästi pikk vastus, aga ma üritan kuidagi lühikeselt ära formuleerida, et minu jaoks rattasõit on eelkõige vabadus, minna kuhu tahan, mis ajal tahan, ka see oli ka sportlasena nii, et ma ei pidanud olema kuskil treeningbaasis, et number 1 ja teine on see vahetu kiirus. Et need asjad, sa saad nii lihtsalt tegelikult selle rõõmu kätte, sa saad nii lihtsalt minna üsna kaugele omal jõul ja piiranguid on tegelikult hästi vähe. Hiljem loomulikult sinna konksu otsa sattununa kiivrite, kingade, rataste rägastikku ära uppuda on väga lihtne ja tegelikult väga fun. Pluss seal on rattasõidul on nii palju igasuguseid subkategooriaid, et kes paneb gravelit, kes paneb maanteel, kes käib võidusõitmas, kes käib mingitele kolmapäevakutele orienteerumas, erastart sõitmas, triatloni, whatever. See on nagu piiritu maailm. Tead, rattasõit see on selles mõttes, saad alustada ikkagi ukse juurest. No, et ma võtangi selle ratta ja ma panengi, saad kohe ajama. Ja nagu Kangert ütles, et see vabadus, teatav võimalus minna kuhu tahad. Ja tead, pean tunnistama, et kui ma rattaga ei sõidaks või selliste rattatrenni ei teeks, siis ma arvan, et väga paljud kohad Eestis ja ka maailmas oleks tegelikult avastamata. Aga eelkõige just Eestis, et kui ikkagi võtad ette selle mõne RMK matkaraja ja taipad, et sa oled võib-olla ehk vaid 5 või 6 kilomeetrit Tartu-Tallinn maantee äärest. Aga see on hoopis teistsugune Eesti, mida sa oled harjunud igapäevaselt autoga sõitma, iga nädalaselt. Et see on selline põnev viis, kuidas avastada ja leida uusi kohti ja leida ka ennast sageli nende metsade ja soode vahel. Aga mina tahan, oletame, teie moodi rattaga sõitma hakata metsade ja soode vahel. Huvi on, aga teadmisi tegelikult väga palju ei ole. Tanel siin juba mainis tegelikult, et on hästi palju sellist alamkategooriad ju, kuhu ära eksida jalgrattamaailmas. Ütleme nii, et BMX-ist kuni maanteesõiduni on ju. Et kuidas natukene seda võib-olla esialgu eesmärkidele mõelda või soovidele, et enne kui ma lähen päriselt ostan kõik need erilised rattad ära ja siis hakkan ennast proovima? Siin on võib-olla paar võimalust, kust alustada. Üks on tõesti minna rattapoodi. Ma võin täiesti kindel olla, et igas rattapoes vähemalt üks asjatundlik inimene on, kes ei hakka talle sellist jalus olevat ratast pähe määrima, vaid kõigepealt selgitab välja vajaduse. Mina teen alati seda, et ma kõigepealt selgitan välja selle vajaduse või siis, kui klient ei tea, mul ei ole midagi vaja, see ei ole selline esmatarbekaup, et ma nüüd ilma ei saa elada, aga mingi unistuse, et kus ma ennast sellega sõitmas näen. Siis kuidagi raalime välja, et okei, võib-olla selline varustus võiks olla. Kas alati peab uut ostma, võib-olla on kellelgi sõbral plaan midagi välja vahetada, et kui me räägime täiesti alustavast inimesest, siis minu nagu soovitus on see, et esimene rattasse, nagu esimene varustus ei pea olema nagu üle võlli. Lihtsalt, et hakkame kuskilt minema. Selgitame välja, et kas see üldse on nii fun, kui kõrvalt tundus. Tõenäoliselt on, aga hiljem upgrade'ida tegelikult see, mida saad varustust järjest natukene niimoodi peale keerates selline nauding tegelikult, et näed, kuule see mõjutas sõiduomadusi ja mul on ikkagi palju kergem ja mõnusam ja mugavam siin istuda. Et jah, seal on nii palju jällegi neid võimalusi, aga üks variant, rattapood, teine mingi harrastajate punt või siis siin järjest rohkem hakkab tulema punte just alapõhiselt. Et siin on mingid seltskonnad, kes käivad gravelitega. Nüüd on hästi huvitav, et
et on naised leidnud rattasõidu üles ja naised on leidnud selle graveli üles, mis tegelikult on jube loogiline. Et pigem tekib küsimus, et miks nüüd on nii hilja, et ammu oleks võinud aru saada, et seal on turvaline, autosid on vähem, kiirused on väiksemad, seltskond on fun, et tegelikult kõik faktorid nagu, et hästi aega veeta on olemas. Aga Ergo, sina vana suusamehena, miks sina ratta selga hüppasid, et mis sinu esimene eesmärk oli, kui sa rattaga sõitma hakkasid? Kui ma seda suusatamist tegin omal ajal, siis ma pean tunnistama, et ma olen tõesti väga õnnelik selles osas, et ma tõesti seda suusatamist tegin, sest et selle ettevalmistus on väga mitmekesine ja rattasõit oli üks osa sellest kõigest. Ja mingil hetkel sinna see kuidagi sõrm sai antud ja siis see sama kuidagi algus tegelikult oli ka ikkagi nii, et esimesed rattarallid sai tehtud maastikurattaga, vahetasid lihtsalt rehvid vähe siledamata vastu ja kõik sai tehtud, et selles mõttes ei olnud kunagi see mure, et varustused taha oleks midagi jäänud selles mõttes, et leiutasime ja saime nagu hakkama, et ei oleks olnud ka seda, et nüüd mul on vaja 5000 ratast all. Nüüd võib-olla lihtsalt on see, et kuna vabadus on tekkinud, et võib-olla varem ma ikkagi sõltusin vanemate rahakotist, siis nüüd ma tean ise, mida oma rahaga peale hakata ja see ongi hea näide sellest, kuidas natukene see selline järjest see hasart kasvab, et kui ma endale ratta ostsin viimase nüüd graveli, siis ma lubasin oma elukaaslasele, et ma nüüd järgneva 5 või 6 või mis iganes 7 aasta jooksul ühtegi ratast ei osta. Et tead ikkagi muud väljaminekud ka. Küll aga elukaaslane ei mõistnud seda, et rattal saab ka komponente vahetada. Ja nüüd sellest rattast on jäänud alles põhimõtteliselt raam. Suhteliselt suur osa ülejäänud komponentidest on välja vahetatud. Nii et, aga eks ta on see selline vaikselt, tõesti minu meelest see on nii oluline, et lihtsalt alustada, sest et alguses ei ole vaja seda kallist ratast. Alguses sa lihtsalt tahad teada, kas sulle meeldib üldse rattasõit. Ja küll sa siis oma sõprade ja kõikide teiste rattaid proovid ja taipad, et et võib-olla äkki saab tõesti kuidagi nagu mugavalt või paremini, aga see ei ole üldse oluline minu meelest. Ma korra selles mõttes täiesti olen sinuga nõus, et hakkame kuskilt minema ja see ratta vanus, et 6 või 7 aastat, mis sa siin plaanid hoida, ei ole mingi mure, et minu täna ainukene maanteeratas, mis mul üldse vist garaažis on 2018 aastast pärit terasraamiga. Käike vahetab tross. Ei mingit karbonit, ei mingit powermeetrit ja see ei ole nagu nüüd taotluslikult, et ma olen kõige selle vastu, vaid lihtsalt see on üks asi ratas, mis on mul nagu aastaid käes olnud. Ta on lihtne, ta on muretu, ma pumpan kummid täis, ma ei laeda lakut, ma lihtsalt istun peale, sõidan, ma tean, kuidas ta käitub, et ta on hästi selline ootuspärane. Ta ei üllata mind kunagi negatiivselt, sõidurõõmu pakub endiselt kogu aeg täpselt samasugust. Ja see on nagu üks kindel asi, mille toetada, et see varustus ei pea olema üle võlli. Okei, aga ma tabasin ennast sellelt mõttelt, et kui mina olen rattaseljas veetnud liiga palju kilomeetrit korraga ja otseses mõttes kannikad lähevad valusaks, et kuidas sellest teie üle saaksite, et kui keegi esimest korda nagu proovib ja proovib nädala, proovib 2 ja ikka on valus ja ebamugav ja paha, et nagu öelge neile ka, et see läheb üle. Või kas läheb üle? Mul on alati poes olles siin paar soovitust nippi. Number 1, kui ikkagi on plaan sõita pikemalt kui ütleme tund aega. Linnasõiduks sõidupükse pole vaja, aga kui ikkagi plaan juba minna päriselt sõitma. Vahetel on need mingid pägipüksid või päris sellised ümberliivuvad püksid, aga et seal oleks pehmendus sees. Ja siin sulud aluspükse alla ei panda, sest et need teevad palju kurja ja tekitavad just nimelt seda hõõrdumist. Ja sadulate osas ka, et kui nädalaga ära ei harju, siis võiks proovida järgmist mudelit, et headel rattapoodil tihtipeale on testsadulat, prooviprogrammid. Kui päris detaili minna, saab oma kannikat täiesti üle mõõta ja kindla peale ikkagi õige sadul leida ja 3D printida, mis täna ongi võimalik, aga üldjuhul ja ma annaksin aega 4-5 pikemat sõitu, kui sellega ära ei harju, vali järgmine. Ma arvangi, et see julgus küsida, et tõesti meil on neid rattapoode niivõrd palju, et
et tegelikult see, noh, kui me alustamegi rattapükstest on ju ja kõik see, et siis tuleb lihtsalt proovida ja katsetada, et ega isegi läks ikkagi päris palju aega, et saada see asend nagu nii-öelda paika, eks ma sellise katse-eksitusmeetodil seda kõike tegin, aga sellegipoolest, et meil on olemas tegelikult eksperdid, meil on olemas võib-olla kellegi sõber on ju, sõidab ratast, et see sama hea ja väga oluline näide, et aluspesu ei pane rattapükste alla, et noh, et see on meie jaoks, kes me seda siin võib-olla sõidame väga sageli, me teame seda, aga kui sa alustad, siis sa ei pruugi seda teada ja siis mõtled, et miks nagu hõõrub. Et tõesti tuleb nagu katsetada ja proovida, et selles mõttes tõesti nädal on päris hea, kui sa saad aru, et kas miskit läheb paremaks või ei lähe. Ma arvan, et see on väga hea algus. Aga Taneli puhul ei saa üle ega ümber sinu profikarjäärist, et sa oled nii tuuril, Girol, Vueltal napilt esikümnest välja jäänud, aga see on ikkagi nagu ülimad tulemused ja oled profitiimides sõitnud. Aga mida sa sealt võib-olla pikast karjäärist siis nagu kõige rohkem positiivselt nagu imetled või meenutad, mis sulle meelde on jäänud või mis emotsioon äkki? See oli väga sõit tegelikult, et kokku ikkagi 14 aastat ja ainult World Touri tasemel, mis on võib-olla mõnes mõttes haruldane, kuna üldjuhul liigutakse ikkagi spordis kuidagi järjest väiksemast tiimist suurde, aga mul kuidagi õnnestus sinna sisse saada hästi noorelt ja püsima jääda mõneks ajaks. Aga päeva lõpus, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis see elu, mida sa profina tegelikult elad või üldsegi sportlasena elad, vahet ei ole, oled sa profisportlane, kas sa saad sellest palka või on sul mingid muud moodused ära elada, aga päeva lõpuks panus on kõigil sarnane. Et see on ikkagi privileeg, mis tuleb tegelikult, see on ühiskonna kingitus meile, et tehke midagi kihvti, mis pakub teile ja millest saame meie emotsiooni. Et päeva lõpuks see on, minu arust on see ikkagi suur privileeg, et sul on lihtsalt võimalik päevad otsa sporti teha ja keegi ei tule näpuga näitama, et mida sa nüüd siin teed ja et tööpink ja liin ootab, et loomulikult, küll me sinna taha ka lõpuks jõuame, kui sport on tehtud, aga see on jah uskumatult tore aeg ja muidugi nõuab hästi palju pühendamist ja sportlasena ikkagi paljusid asju ei saa endale lubada või siis minule meeldib mõelda, kõike saab lubada, aga kõigil on oma aeg. Tihtipeale noortel on nagu raske aru saada, et ei saa elada päris sama elu nagu teised eakaaslased, et kui sul on mingid eesmärgid spordis. Aga minu jaoks ei olnud mingid takistused, et mul need eesmärgid olid ja kas ma sinna kõigile jõudsin. Võib-olla ei jõudnud, aga las olla, et see teekond oli ikkagi äge. Aga kas seal teekonna juures kõige ägedam osa oli näiteks võistlus või see oli hoopis treeningprotsess või see, et sa käisid mööda maailma ringi ja kohtusid, ma ei tea, inimeste, kultuuride ja kõige muuga? Hea küsimus. Mul tegelikult kohutavalt meeldis treenida. Mulle väga meeldis treenida, aga mulle ei meeldinud treenida ka piiritult, et mingi 7-tunnine trenn nemadi korra nädalas kindla peal ära teha või 2 korda nädalas ja ülejäänud päevad sõita niimoodi 5+ tundi. Et see enam ei olnud fun, et siis see läheb see maht läheb lihtsalt nii arutuks, et mul tekkis omal küsimus, et kui ma ei jõua ennast 5 tunniga ära väsitada ja lisan 6. ja 7. järelikult ma teen midagi valesti selle 5 tunni jooksul, et ma pean intensiivsust tõstma, et lihtsalt mahtu ei anna spordis, mitte isegi ühest hetkest, vaid päris kiiresti tuleb see hetk kätte, kus enam ei anna sportlasele suurt midagi juurde. Ja mulle väga meeldis iga päev sõitmas käia, mis oli kindlasti ka minu selline ahilluse kõõlus, et selline kogu aeg kerge väsimuse faas. Täna ma treeniksin ennast teistmoodi. Praegu õpin kehakultuuri, võib-olla sealt juba olen esimese aastaga ühteist kõrva taha pandud, et okei, kas see oli mõistlik, mis ma tegin, aga ma toimetasin enda ja ekstreenerid toimetasid ka enda kogemuse ja siis parima tolleaegse äranägemise ja praktika järgi. Ma lugesin mingit intervjuud, kus sa vist ütlesid, et mingi ratta testimine mingis tiimis käis niimoodi, et sa tegid 2 tiiru parklas ja tiimiboss ütles, et sobib küll väga hästi. Ja, see oli esimene aasta AG2 eris, et Vincent Lavenue seal parklavätsi peal, mul oli juba siis põlvehädad, hakkasid esimesi selliseid ilminguid andma ja lõpuks kõik taanduski biomehaanikale, et
tegelikult oligi vaja ennast ilusti istuma panna, kingaklotsid õigesse kohta, tallad sisse ja järgmised aastad oli niimoodi, et ma suutsin seda kõik ära hallata, et mul ei läinud olukord hullemaks, aga see hetk oli nagu halb ja siis tiimiboss umbes silma järgi tõesti, et sa tule natuke alla kõrgemale, mis iseenesest ei ole paha, et ma arvan, et kogenud bikefitterid ütlevad silma järgi palju paremini ära kui mingi arvutiprogramm, mis AI-ga paneb ideaalse positsiooni, aga see ideaalne positsioon on paberil, et mitte keegi meist ei ole ideaalne, et ühelgi inimesel ei ole 2 jalga 1 pikad näiteks või mis iganes muud sellised kehalised näitajad ikka varieeruvad. Võib lihtsalt ebamugav olla, on ju. Jaa, et selles mõttes kogenud fitter oskab siia panna ka enda sellise teadmise, mis ta on aasta jooksul saavutanud, okei, see on ideaalne positsioon, aga see on positsioon, mida sa suudad hoida ja mis sul on ka mõnus. Uurisin rattasõpradelt, kes mul tutvusringkonnas on, mõned küsimused ja küsiks sinu käest, et äkki sina nagu professionaalina oskad nendele vastata. Esimene küsimus, mis tekkis oli see, et mis hetkel üldse või kas üldse on mõtet amatööril mõtet mingi hetk hakata vatte jälgima, ehk siis vatti, ehk palju see siis jõudu nii-öelda rakendad oma sõitades, et tänapäeval meil on Swiftid ja kõik muu, millega sa saad toas sõita ja vahid oma vatte, aga nagu, et kas seal tegelikult on pointi või on kõik enesetunde värk? Ma ütleks, et kas või esimesest hetkest, kui see võimalus on olemas, tänapäeval see võimalus on väga kättesaadav. Et paljud rattad tulevad tehasest juba vattmeetriga, et kui mina alustasin, siis põhimõtteliselt neid tooteid turul oli vist 2-3 tootjat tegi või seda arvestada ratta kohta 3500 eurot näiteks, keegi eratarbija seda peaaegu ei ostnud, kes oli tiimide pärusma ja mõned üksikud siis harrastajad. Aga täna on see nii kättesaadav, mõnesaja, paarisaja euroga saab juba täiesti toimiva asja, võib-olla ühepoolne, aga vahet ei ole. Sest me tahame ikkagi saada seda graafikut, ütleme siis ajajoonel. Ja minu arust annab sealt nagu väga põnevaid asju välja lugeda, seda annab tohutult palju mõõta. Rattsport on üks väheseid spordialasid, mis on tegelikult otsast lõpuni mõõdetav. Et väga-väga hea moodus ka harrastajal oma treeninguid, arengut, taandarengut jälgida. Vatid paneme sinna juurde, kes on natuke võimekam juba andmete koguja, lugeja, pulsi, et nende 2 suhe, ma nägin ratta peal istudes kohe ära esimese 5 kilomeetriga, et kas on nagu okei päev või mitte, või kas see päev võiks nagu minna paremaks, kui ta algas kohe nagu väga-väga kehvasti. Et selles mõttes on suurepärane tööriist. Siinkohal mul tuli endale üks müüt meelde, ma arvan, et see ei ole müüt, aga see, et kui sa räägid statistikast või sellisest andmetöötlusest, et pikal etapil ütleme nii, et karvadest puhtad jalad säästavad sulle X sekundit, on ju, ma ei tea, mis ma kunagi kuulsin, 20 või 30 sekundit, et sellepärast jalgratturid ajavad oma jalakarvad ära, et tegelikult see päriselt säästab aega. Ma arvan, et see juurpõhjus on midagi muud, et see on tegelikult ikkagi esteetika, number 1. Ja võib-olla teine on see, et ikkagi neid kukkumisi tuleb nii palju tihedalt ette, et see karvadesse kinni jäänud selline mustus, mis lõpuks jääb sinna haava, tekitab põletikku, on väga suur oht, et see haava paranemise aeg lihtsalt pikeneb. Aga siis järelikult seal on põhjused, aga need teistsugused. Massöör on ka kindlasti. Massööril on oluliselt mugav opereerida, kui ta ei pea karva puhma sees seal mõgima. Okei, saime jälle targemaks. Ehk on sul või mõnel sellisel oled näinud kõrvalt tiimis, et kui näiteks pikkadel sõitudel, võistlustel tarbitakse keele ja erinev spordijooke, kui need absoluutselt nagu ei istu, et mis võiks see aseaine olla või millega asendada näiteks pikal sõidul oma keelitarbimist, kui need hakkavad juba oksele ajama? Väga, väga õige tegelikult, sest et hakkavad. Hästi kiiresti saab see limiit täis, et suurtuuridel, esiteks see ei ole tervislik, see on tohutult rafineeritud toit, nad on ikkagi täielik tehase fabrikaat. Keelid on väga omal kohal, aga neid just tuleb tarbida õigel ajal õiges kohas. Et lihtsalt trennis omale sellist kiiret
süsivesikut sisse lahmida, ma arvan, ei ole väga mõnus ei kehale ega iseendale nagu tarbimise mõttes, et mida spordis tehakse täna, et kõik see toit, mis me sööme, see tegelikult loetakse kokku. Et iga sportlane täna teab täpselt, kui palju ta enne võidusõitu juba sööma peaks. Et see on nagu teoreetiliselt välja arvutatud, et umbes selle koha peal võtad sa keeli, võtad sa taskust müslibatooni, mida peaaegu enam taskusse ei panda, või võtad sa riisikoogi, mis on tegelikult selline number 1 toit. Ja miks see riisikook on nagu vaieldamatu selline põhitoit on see, et seda saab täpselt nii suureks, nii energiarikkaks valmistada, kui parasjagu vaja on ja me täpselt teame, et kas siin on 20 grammi süsiveesikuid, 25-30, et kui me võtame mingi suvalise asja taskust, sõber annab sõidu ajal, siis tegelikult see ei ole hullu midagi, aga me lihtsalt ei tea, kas me saime piisavalt. Et täna rattaspordis keegi ei muretse selle pärast, et et vaata, et see liiga palju ei söö, pigem vastupidi, et jumala eest ära liiga vähe söö. Et see sport on läinud nii intensiivseks, et mingi 120 grammi süsivesikuid sisse ajada tunni ajaksel on ilmselt juba vaatad norm, et. No sa põhimõtteliselt hüppasid kohe järgmisesse küsimusse ka, et kuidas selle toitumisega on, et praegu see väga popp on enne võistlusi teha igast paastapartisid eelneval õhtul ja nii edasi, et aga tegelikult, kui sa oled, tegeled väga intensiivselt spordiga või oled profisportlane, et sa ju tegelikult juba su toitumine ongi selline, et sa ajad, kui sa ei treeni, siis sa ajad toitu näost sisse arvatavasti. Et kas siis on vahet tegelikult sellel, et eelmisel päeval hakkad oma kalaraaži nagu veel suurendama või tegelikult see nagu koormab keha hoopis? Või kuidas teie tegite, nagu, kas teil oli nagu mingi selline rutiin enne võistlusi hoopis muutus on ju see toitumine? Jaa, seda saab teha nii-öelda, see on selline klassikaline süsivesikute teiperi vormis, kui meil tuleb nädal lõpul 1 võidusõit ja me teame, et näed, mul on siin laupäeval 250 kilomeetrini võidusõit, mul on siin nädal aega võimalik valmistada, ma eelmine nädalavahetus võidu ei sõitnud, et siis klassikaline teooria tähendab, et alguses esimesed 4-5 päeva võib-olla hästi süsivesikute vaene toit, pigem neid süsivesikuid ei olegi, siis hakkame seda osakaalu jälle muutma, et süsivesikud lähevad lõpus sisse, on ainult puhtalt süsivesikud ja siis rasvad valgud. Viimased päevad peaaegu, et ei olegi enam olulist, me justkui laeme enda kehasest glükogeenist üle. Aga kui see nüüd tuuri kontekstis, see väga hästi ei tööta. Et siis pigem ikkagi lihtsalt lükkadki selle mehaaniliselt lihtsalt lased oma hambaid kokku ja lükkad selle pasta või riisi sisse, aga kuna tiimide kokad on nii mega tasemel, siis mul siiamaani mul hakkab suu vette jooksma praegu ja mõtlen, et mis toit tegelikult meile pakuti viimastel aastatel, et see ei ole probleem see ära süüa. Aga samas sa sõid selleks, et ellu jääda põhimõtteliselt, kuna sa kulutad nii palju arvatavasti. Jaa, aga kui sa ikka korralik päev seljadaga, siis on siuke mure, mis ei olegi mure, et lihtsalt kõht päriselt on tühi, et peale võidusõitu, mis veel viimastel aastal hästi palju muutus, et kui ma esimesed 10 aastat või selline 9-8 aastat peale võidusõitu tiimibussis ei näinud päris toitu. Et võtsidki Coca-Cola ja sõid võib-olla piimaga müslit, mis on siuke väga väikese raketi, väga lühikese sõidukütus, siis hiljem saad aru, et okei, tegelikult poisid on ju 5 tundi sadulas olnud, et me ei saa neile anda seda sama tehasest tulnud magusat müslit, et nad tahavad kas mingit keedetud kartuleid mingi väikse kanafilee tükiga, et nad ei pea kõhtu täis sööma, aga nad tahavad kohe saada head kvaliteetset toitu. Kõlab loogiliselt. Aga viimane küsimus on selline, kas profitiimis juhtus ka vahepeal selline olukord, et keegi võitis näiteks tuuril etapi, natuke tähistas ja järgmine hommik oligi täitsa nagu raske olla või meest ei olnudki stardis sellepärast, et eelmine õhtu võit oli nii joovastav lihtsalt. Seda juhtus enne minu aega rattaspordis. Et enne minu aega rattaspordis oli kindlasti olukordi, kus ka mindi hommikul starti võib-olla eelmise õhtu jääkidega ja toodi veel täiesti rahulikult võit ka koju. Aga ma arvan, et isegi kui see praktikas oleks täna ka võimalik, siis ala on lihtsalt nii palju professionaliseerunud, et seda lihtsalt ei tolereeritakse enam tiimi juhtkonna poolt. Just. Et selline mõne jaoks oli see nagu fun factor selle ala juures, et võib igasugu pulli teha ja ikka läheb hästi. Siis vaadates, kui palju on siin tegelikult
raha sisse voolanud, millised on ootused sportlastele, et neid nagu reaalselt ikkagi pigistatakse igalt poolt viimane. Ja ma pigem arvan, et seda ei juhtu, et keegi starti ei jõua, et eelmine päev läks liiga hästi. Kaalul liiga palju arvatavasti. Aga kes ei ole näinud, siis on hea videod on YouTube'is või TikTokis, kus siis tuuril vist, et kuidas kohvikuid rüüstati seal poole sõidu ajalt, aga haarati kaasa nii veini, õlut kui ka kõike muud, mis kustutatakse janu, on ju. Aga olgu, Tergol ka suu ei kuivaks siis, et miks sa üldse sporti edendad ja tegelikult räägime siis, et miks sa spordid või miks sa rattaga ringi vurad ja kus sa oled selle rattaga käinud lõpuks? Tead, ma arvan, et see saab alguse lihtsalt sellisest pimedast usust, ma päriselt usun spordi võimesse anda inimesele mingisugust täiendavat elu kvaliteeti, võimaldada palju rohkemat, võimaldada palju tervislikumat eluviisi. Et minu jaoks sport selles mõttes jah, mingi hetkeni ma tegin suusatamist ikkagi nii-öelda võidu nimel. Aga üsnagi kiiresti ma sain aru, et mulle tõesti lihtsalt meeldib sportida, mulle meeldib treenida. Kui ma käin trennis, siis mind ausalt öeldes mind väga palju ei huvita, olgugi loomulikult nagu ennist sai räägitud, Stravasse läheb ikkagi asi ülesse, aga sellegi poolest ma tean, et ma ei konkureeri seal oma andmetega nende ratturitega või siis teiste sportlastega ja seetõttu ongi see jõudnud nagu selle maani välja, et ma olen siin käinud erinevatel rattaretkedel ja leidnud sellest rattasõidust, et see ongi hästi vinge, kui kuuladki siin neid erinevaid perspektiive, et okei, nüüd Tanelil ka ikkagi hoopis teistsugune suhtumine rattamaailma, aga samas see ongi üks pool on see tippsport, teine pool ongi see, et olin 6 aega, olin Vietnamis, lendasin oma rattaga sinna, põhjast hakkasin lõunasse tulema ja 2000 plus kilomeetrit tuli seal 3,5 nädalaga ära ja see minu jaoks oligi võimalus. Ja täitsa üksinda. Ja täitsa üksinda pean, nagu ma olen öelnud, et ei olnud ühtegi teist lolli lihtsalt, kes oleks tollel hetkel kaasa tulnud. Et selles mõttes see seiklus oli nagu metsik ja ma olen täiesti kindel, et see ei saa olema mul viimane, sellepärast, et see andis lihtsalt mulle võimaluse näha konkreetselt Vietnamit ikkagi sellise pilgu läbi, mida ma võib-olla ehk tavaturistina kindlasti poleks näinud, et seal kõik need night passid ja kogu see selline turisti teekond on võrdlemisi paika pandud, aga ma nägin päriselt seda külaelu, ma nägin seda, et kui mul rehv läks katki, siis see heatahtlikkus, see sõbralikkus, et kui mul rehv läks kuskil keset küla katki, siis järgmine hetk oli see, et mitte, et mul oleks ainult olnud seal abimehi, kes seal kõik aitavad, vaid teisalt oli ka see, et mul oli hetkega jook, söök, kõik olemas on, et see oli nagu niivõrd vinge ja inspireeriv ja tegelikult see kunagi sai algus üldse sellest, et me pärast kooli sõpradega 5 tegime ratastega tiiru ümber Islandi ja seal, ütleme niimoodi, et kui ma ikka Vietnami läksin, ma olin ikkagi teadlik selles mõttes, et ma olen ikkagi Eestis, olen need suuremad RMK rajad kõik läbi sõitnud, ma juba enam tean, kuidas pakkida oma ratast ja kõik see muu tehnika. Aga kui me läksime sinna Islandile, me olime 6 aega seal, meil olime, mis ta oli 1800 kilomeetrit ümber saare, me olime just noored naglad gümnaasiumist välja tulnud ja ütleme, et ratasteks olid meil sellised vanad 80-ndate ikka sellised retroonikumid. Põhjus, miks me selliste ratastega läksime, oligi just see, et me tundsime ennast kindlamalt, et me teadsime, et kui nüüd sealt midagi katki läheb, et siis me saame koha peal ära parandada. Ja oligi nii, et me võtsime ikkagi omajagu kodaraid ja igasuguseid. Varuratta kaasa. Enam-vähem, olgem ausalt, et neid kodaraid ja igasuguseid mingeid muid komponente läks seal ikkagi nagu omajagu, aga me teadsime, et vahetult enne seda retke, ütleme nii, et suurim ettevalmistus oligi see, et me kõik võtsime korraks oma ratta lahti ja siis mingil hetkel taipad, et metsa, mul on taga on kuskil rummu sisene käiguvahetus, et kui see peaks katki minema, et siis on nii, aga et mingisugused need teatavad seiklused ja see sama, et kui ma siin samas ei peagi Vietnami minema, ei pea Islandile minema, aga sageli, kuidas ma teen oma 2-päevaseid retki või 3-päevaseid, ongi see, et ma sõidan rongiga kuskil aegviitu ja asjad on kaasas ja hakkan tulema lihtsalt. Et see on selline mingi teatav vabastushetk, et ma saan korraks oma
argimuredest, igasugustest teistest teemadest saan nagu lahti ja kuidagi vaikselt hakkan nagu lahti harutama kogu seda oma elu. Vinge. Aga nüüd me olemegi jõudnud, ma arvan, mõlemad või te olete puudutanud seda graveli teemat. Ja sina, Ergo, sõidadki põhimõtteliselt ju praegu graveli rattaga ainult ringi. Jah. Et kõik sinu sellised Eesti reisid ja kõik muu. Aga nii palju kui mina olen siis aru saanud, mis graveli ratas on või mis graveli rattasõidu kaasneb, on see, et graveli ratas on väga universaalne ratas. Sisuliselt, kui kunagi oli maastikuratas, siis see läks väga popiks. Peaasi, et oleks 76 amorti küljes rattal ja oleks võimalik pehme sõita. Gravelil sellist luksust nagu justkui ei ole, aga teistpidi ta on nagu kiirem ratas kui maastikuratas. Temaga annab sõita nii kruusal, linnapildis isegi on ju, et see ei ole nagu küsimus. Aga jah, et ma saan aru, et selle võlu on siis see, et sa oled liiklusest mingil määral eemal. Näiteks Eestis kuskil Kuplite vahel kruusateid meil jagub küllaga ja lihtsalt udjad minna või mis teie selline graveli, mis värk selle graveli rattaga on? Nii see ongi minu meelest, sest et eks Tanel oskab kindlasti täpsemalt rääkida, mis see võib-olla gravel rattas kui selline on, aga eelkõige sellel ongi võimalus see, et sa saad igal pool sõita, et seesama, mul on nii-öelda ratas, mis näeb välja nagu maantekas enam-vähem, aga ta on mugavam, ta on natuke nagu, ma ei pea nii aerosel peal olema. Ja ma saan seda sõita, nii sellistel kännulistel metsavaheteedel, saan rehvi rõhuga mängida, kui ma ikkagi tunnen, et tead, mul täna on jalga ja sõbrad siin oma uhkete maanteratastega kutsuvad nagu sõitma, siis ma lükkan nagu natuke parri peale ja lähen sõidan seal nagu maanteel ka. Ma kusjuures mingil hetkel isegi ostsin, kui ma just gravelit alguses vaatasin, siis oligi just see, et mõtlesin ka, et äkki ma tahan tead, ikkagi, kui ma olen maantee peale sõitma, et tahaks ikkagi nagu kiiremini. Ma ostsin endale ka ikkagi teised jooksud. Ikkagi, et ma saaks maanteel ka sõita ja värki. Ma olen täpselt neid ühe korra kasutanud ja ma olengi taibanud, et ma ei absoluutselt ei vitsi, et nüüd need seisavad mul seal ja see nii lihtne ongi kuidagi. Jaa, seda juhtub tihti, et alguses kõik mõtlevad, ma ostan siis 2 per jooksu, ega tegelikult millegi sõidetakse ainult graveliga. Lihtsalt valige õige ref. Et graveli refi valik on võib 3 kategoorias jagada, et selline kiire, keskmine ja see keskmine on selline, millega saab nagu Eestis sõita kruusa väga edukalt. Kiire on selline, millega saab sõita 3 kilomeetrit kruusa, kui sul on vaja sõita ka 15 kilomeetrit asfalti. Ja siis on selline täiesti mudakumm, mida peaaegu et vaja ei lähe, aga ratastest samamoodi, et seal võiks kategoriseerida siis kiire sõidu gravel, mis tegelikult väga edukalt asendab ka maanteratast. Näeb välja nagu maanteeratas, sõidab olulist mugavamini, saab panna 45 pluss millimeetrit refi alla, saab käia Tartu rattarallil niimoodi, et tolleks päevaks tõesti siis vahetame ükskord selle refi ära, aga kõik muu jääb samaks ja keegi ei saa aru, et tegu on gravelrattaga. Pluss siis on selline seikluslik gravel, millega võib ikka minna sükst heavy duty ülesandeid täitma, et rõhk maksimum maha, nii pööraselt lai ref või siis 650p väiksemad jooksud alla, et saab täiesti minna maastiku ratta refiga ükskõik kuhu. See on jah huvitav, sest mul on hästi palju tuttavaid ka, kes erinevate projektidega raames on nagu, et kuule, et Ergo, mis ratast ma peaks ostma, siis ma pean tunnistama, et gravel on nagu nii-öelda kuidagi see kõige õigem, sellepärast, et see lihtsalt just eriti veel inimene, kes alustab, sest et võtta, see ongi lõpuks, meil ei ole ju vahet, kas ta sõidab seda gravelit või sõidab maanteed või teeb MTB-d, on ju. Oluline on lõpuks ju see, et ta midagi alustaks ja lihtsalt see gravel annab talle vabaduse proovida kõiki neid 3 erinevat nagu valdkonda. Ja siis vaadata, et tegelikult ma ikkagi tahaks seda rohkem metsas mütata, on ju. Panen ikkagi need amortidega ja siis tead, läheb sinna või siis ikkagi, et ma tahaks sõita kiiremini. Et see annab selle teatava otsustusvabaduse. Väga õige, et mulle endale meeldib mõelda, et see gravel on nagu ühe ratta kollektsioon. Et sulle piisab sellest kõigeks, aga kui sa tahad ikkagi väga detaili minna ja olümpiakrossi sõitma minna, siis selle jaoks on paremaid vahendeid. See on niisugune nagu multitool, et aga kui sul ikkagi vend tuleb nagu päriselt kipsi panema, siis tal ei ole nagu multitool või treppi ehitama, vaid tal ikka päris tööriist. Aga see gravel saabki nimetada kuldseks keskteeks põhimõtteliselt. Ja. Äkki mainiti kiiresti ära ka, mis graveli nagu hinnaklass võib olla, et ütleme algaja graveli, tahan baasratast, ma ei osta sinna mitte midagi juurde,
mul on kõik muu olemas. Ma arvan, et selline aluraamiga viisakas bränd, 1200 maanteerattad samas kandis. Ma arvan, üsna demokraatlik hind uue ratta eest, millega võib sõita vabalt 10+ aastat ja no läheb välja, ma tean meie brändist rääkida, selline 10+ 13 000 täiesti võimalik, et need on sellised tipp-rattad, millega tõenäoliselt siin sügisel, kui MM toimub, siis MM-il võidetakse medaleid. Okei, aga lähme korra selle Eesti spordiharrastaja juurde, enne kui me ka sellest Graveli üritusest räägime. Et Eesti rattasport, et minu arust see on buuminud vahepeal nii maanteesõitu kui ka et Tartu maraton, ma mäletan vähemalt lapsepõlves, kuidas ikkagi maastikusõit oli ikkagi vinge teema. Aga kas Gravel esiteks ongi see, kes siis võib-olla nüüd taaselustab seda uuesti, jällegi on uus laine. Ja teine küsimus, et tegelikult milline on niisugune keskmine rattaharrastaja Eestis, kes ei ole siis Linnatanaval. Linnatänava harrastaja on ka muidugi väga tubli ja tore, aga ütleme see, et kes tahab paar trenni nädalas ka teha, et kas see on keskmist läbilõiget või ei ole? No ütle sina. No ma ütleks seda, et kui rääkides tõesti sellest buumides, siis nüüd on vaikselt tõesti see Gravel kui selline hakkan buumima ja see olles olnud seotud siin ikkagi erinevate suurte üritustega Ironman ja Tartu maraton ja nähes seda, kes seal osaleja on, siis ikkagi järjest rohkem ja mis minu meelest ongi tore, järjest rohkem tulebki juurde neid, kes käivadki võib-olla 2 korda või korra, kas või siis on ju pühapäeval sõitmas. Et ma ütleks niimoodi, et see rattasport ja mida ma olen näinud ka nende sama, siis olen siin oma ürituse raames erinevate naiste kogukondade juures käinud ja proovinud aru saada, et mis on olnud need peamised barjäärid, et miks nad võib-olla varem pole tulnud rattaskeenesse, siis tegelikult on tunda, et kuidagi see on järjest rohkem vastuvõtlikum, et selles mõttes, et järjest rohkem tekib võimalusi ja see on, ma arvan, avanud selle rattamaailmaga neile, kes ongi sellised multisportlased, sest Eesti, me oleme nii nišš, meil on ikkagi, olgem ausad, meil ei ole metsikut rahvast siin. Ehk siis tegelikult on see, et kui ma vaatangi, kes käib erinevatel üritustel, siis ta talvel läheb suusatab. Kevadel läheb jookseb, suvel sõidab ratast, et see suur osa nendest ikkagi, kes sõidavad ratast, need teevad ka talvel midagi. Need on üleüldiselt aktiivsed, et seda, ma ütleks niimoodi, et seda spetsialiseerumist on, aga seda ei ole liiga palju. Vähem võib-olla siis juba. Ja, et iga korraga jääb järjest vähemaks, sest et see ongi eesmärk, selles mõttes, et olla ikkagi täie tervise juures ja nautida sporti kui sellist. Ja ma mõtlen, et keskmist harrastajat ilmselt ei olegi olemas, nagu ma ei tea, keegi meist ei saa keskmist palka vist. Ei saa keegi. Kõik saavad kas rohkem või vähem, et sellist profiili pole olemas. Aga mind huvitab, mis on võib-olla küsimus, et miks, aga mind huvitab tegelikult see liikumisharrastuse propageerimine palju rohkem, kui kasvatada siit mingid tipp-graveli-sõitjad Eestist välja. Kuigi meil on tegelikult olud on väga head, et meil on erakordselt tihe teedevõrk, mis ei ole pinnatud. Olukord järjest halveneb. Ma ütleks, see on maale sõites. Tartu kant on väga õnnetu juba. Maale sõites tavaliselt, siis mul on tunne, et ma olen ainuke eestlane, kes ütleb, et kuri vaim, jälle nad on oma tee ära pinnanud. Aga leiab veel, et hästi tihedalt asustatud Lääne-Euroopas, ma kujutan ette mingi Holland-Belgia selliste pikka gravelilõiku, kus ikkagi ei olegi kordagi asfalti on väga raske leida. Et tegelikult olud on head ja mida ma tahaks näha, et see Gravel äkki kõnetab uusi inimesi, et Eesti harrastusspordi häda minu arust on see, et tehakse küll, aga tegelikult teevad samad inimesed. Nagu sa praegu ütlesid, see sama mees, kes käib talvel suusatamas, käib kevadel jooksmas, suvel sõidab rattaga. Aga tegelikult summa summarum, kes meil täna liigub, kui statistikat vaadata, see number on ikka kohutavalt väike, et ma kuskilt vaatasin, et 100 inimesest minu meelest oli kas 10% umbes osales aasta jooksul mingil rahvaspordi või spordivõistlusel. Okei, võistlema kõik ei peagi minema, aga ega see harrastus tase ei ole ka oluliselt paremaks läinud 10 aasta perspektiivis tegelikult. Mitte perspektiivis, vaid nüüd tagasi vaates. Retrospektiivis on tegelikult ikkagi spordiharrastus minust selline regulaarse sporti harrastavate inimeste osakaal võib-olla isegi väiksemaks jäänud. Aga kes on samad näod, kes teevad erinevat sporti. Kes teevad erinevat sporti, see käib
läbi perede samamoodi, et noh, ongi sportlik pere, siis nad teevadki aasta läbi kõike, on hästi tublid, aga kes ei tee nagu midagi. Ja võib-olla need, kes ei tee midagi, see gravel on hästi soft, kerge asi, mõnus asi, kust alustada. Jaa, just täpselt, et see selline teatav kuidagi alustus ja kuidagi selles spordis, vaata, olles sees nii väga, siis on hästi lihtne jääda sellesse mulli kuidagi sisse, et et ma olen sportlik, ma tean Ott, et sina oled väga sportlik, Tanel on sportlik, me oleme paratamatult on see, et tekivadki sõpruskonnad, kes ongi sportlikud, aga see on hästi lihtne jääda siia mulli sisse ja arvata, et kõik teavad ja kuidagi on see hullult aktiivsed, tegelikult ei ole ja nüüd ongi küsimus, kuidas me saame seda uut seltskonda tuua spordi juurde ja konkreetsemalt rattasõidu juurde. Ja tegelikult need on ju inimesed, keda ma graveliga kõnetada tahame, kes siiamaani ei huvitunud üldse võistlemisest või naabrile pähe panemist, sest nad tegelikult said oma sellise mingi konkureerimise ja sellise olelusvõitlus nagu nii iga päev töö juures kätte, et ma ei taha minna nädalavahetusel jälle tõestada, ma olen kõige ägedam mees. Ma tahan lihtsalt fannida ja ise otsustada, et kas ma panen täna gaasi põhja või lähen lihtsalt läbima. Ja see on jumal okei, et ma ei pea pärast otsima seda protokollist. No, kuule, ikka maakonna 3. Et see ei ole nagu väga paljude jaoks näitaja, kelle jaoks on väga fine, lahe. Aga me just üritamegi saada neid inimesi tegelikult gravelile, kes siiamaani vaatasid, et see nagu on liiga tõsine ja ohud on liiga suured ja kõik, mis võib juhtuda ja ikka jube ettevalmistus. Minu ikkagi väide, mille ma juurde ma jään, on see, et iga terve inimene on võimeline 140-150 kilomeetrit väikese ettevalmistusega. Niimoodi, et ikkagi tagumiks selle sadulega ära harjub läbima mõistlikus tempos. Just. Ja olemegi jutuga jõudnud siis Graveli Festi juurde tegelikult, mille pusa on Ergol ka seljas, kes vaatab meid. Ja väike tutvustas, et 1.–3. augustini Tartus on otse mõttes festival, mitte ainult üks sõit ega ka 2 sõitu, vaid tegelikult teoorias on võimalik sõita 3 korda, 3 päeva. Et ja Ergo korraldab ja Tanel aitab, nagu ma aru saan, nõu ja jõuga, et mis see siis kontseptsioon on või rääkige natukene sellest lahti, et miks on vaja võib-olla terveks nädalavahetuseks Tartusse tulla selleks, et graveli rattaga sõita? Või ükskõik mis rattaga, vabandust, seal võib osaleda kõige. Absoluutselt, peaasi, et lõpuks finišis jõuad. Just. Tead, selle Graveli Fest, see sai eelkõige ellu toodudki täpselt nende samade põhjuste pärast, mis siin enne just mainiti, et meil oleks vaja tuua uut rahvast ja uut seltskonda selle rattaspordi juurde ja ma ütleks, et kuidas kõige paremini võib-olla kirjeldada Graveli Festi on see, et kujutage ette, ma ei tea, Island Sound Saaremaal või siis hoopiski Treski Fest on ja tervitused Jalmarile, et kujutage ette sellist üritust, aga fookusega spordile ja jalgrattasõidule. Et see ongi see oluline, et meil on hästi palju neid ühe päeva sündmusi ja väga vinged sündmused ja väga suured sündmused. Aga ma arvangi, et võib-olla siia sellesse spordiskeenesse ongi vaja rohkem selliseid natukene festivali tüüpi mõnusaid koosviibimisi, kus sa tuled kohale esimesel päeval reedel on ju siuke showvõistlus, siuke bänd, muusika mängib, expo, vinged rattabrändid kohal on ju, saad testida, saad nautida, saunad on ju, siis teisel päeval ongi see, kus sa päriselt siis teed selle pika väljakutse on ju, et antud juhul meil siis 90 või 150 kilomeetrit ja seegi on selline natukene, kuidas ma ütlen, proovisime leida kirikeset küla, et anda võimalus neile, kes tahavad siis tõesti võistelda, aga anda neile võimalus ka, kes tahavad niisama nautida ja ma pean tunnistama, et see, paljud ideed tulevad teatavast isiklikust frustratsioonist. Ja ma olen ka hästi palju käinud erinevatel rattasündmustel ja mullult meeldib näiteks Tartu maratoni puhul on siis tempogrupid on toodud välja. Hästi hea nagu algatus ja selline mõnus turvaline, kui ongi täpselt head giidid ja juhid seal. Aga ma mäletan ühte seika, kui ma jõudsin Otepääle ja jõuame sinna toidlustuspunkti lähedale. Ja no meid oli umbes siuke, ma arvan, 50 oli selles grupis. Jõuame sinna toidlustuspunkti juurde ja siis vaatan, et kuklid, värgid, särgid, tõmban siis sinna laua äärde ja taipan, et kõik need 49 ülejäänud, no peab tunnistama karva jalga, et no esimesed olid finišis juba selles mõttes. Ja kõik need 49 ülejäänud ratturid panid lihtsalt
sealt edasi. Ja mul tol hetkel mul oli täielik hämmeldus, et kuulge, sõbrad, et nagu esimesed on finišis, kuhu meil kiire on. Meil on ühine tempo siin ja teisalt ma arvan, et kuna ma olen ikkagi olnud niivõrd selles ürituskorralduses sees ja spordiürituskorralduses, siis kui me tahame tekitada kogukonda, siis kogukond ei ole ainult osalejad, kogukond on ka need vabatahtlikud, kogukond on see taustajud. Ja kui me tahame, et meil oleks vabatahtlikke, kes tulevad sinna toitlustuspunktidesse, siis loomulikult nad arvestavad sellega, et esimesed panevad mööda. Aga nad ei peaks arvestama sellega, et seal 600 või 700 koha peale sõitvad ratturid panevad ka juba pikalt, annavad käe ette ja tahavad oma jooki, et tegelikult see on oluline tuua nagu selline kogukond kokku ja seetõttu me teemegi Gravelil on siis selline formaat, et võtame selle näiteks 150 kilomeetrit, siis sa sõidad 50 kilomeetrit ära, seal on ka vahepeal on ikka sellised joogipunktid ja asjad, aga siis tuleb selline suurem toitlustuskogukonna punkt, kus me tahamegi ikkagi koostöös valdadega seal teha, ütleme nii, näitlikustatult, et papi lükkab lõõtsa ja mammitevad pirukaid ja kõigil on tore olla, aga seal läheb aeg kinni. Ehk siis sul ei ole kuskil kiiret. Sa oled 50 kilomeetrit ära sõitnud ja siis sa naudid. Ja siis mingil hetkel sõbrad on koos, kuule, lähme siis teeme selle järgmise 50 ära. Ja siis jõuad uuesti sama kohta. Ehk siis me anname võimaluse päriselt võtta aega ja kogeda seda kogukonna tunnet. Ja siis sa jõuadki finišisse mingil hetkel. Seal ootab siin saun, ilmselgelt kohustuslik ikkagi afterparty Tartu kohalikus lokaalis. Ja siis reedel või pühapäeval ootab ees kõiki selline tore hommikusöök ja siuke, kus ma ütlen, hangover ride, kus me lihtsalt kulgeme. Ehk siis see on selline 3 päeva kestev festival, mis ma loodan, et kutsubki kokku inimesi, kes võib-olla ehk on väsinud sellest ainult nagu uhamisest, vaid tahavadki ikkagi sellist nagu täispaketti ja tunda sellist festivali vaibi. Aga spordivaldkonnas. Aga mida Tanel arvab sellest? Ja ma tean, et see 3 päeva nõuab päris tõsiseid läbirääkimisi kodus kindlasti, et kui ei saa 3, lihtsam on kaasa võtta pere, ma arvan. Võtta kaasa. Õige. Ja kui 3 ei saa, tulge 8, et 2 saab juba aimu, et mida me taotleme. Et olles nüüd 2019 aastal esimest korda kaaskorraldanud, siis sõber Aigariga tegime Pärnus Gravel Grinder Estoniat, kust siis minu jaoks kogu see Graveli teema tegelikult päriselt algas. Ja tahtsime teha sama asja, et oleks see fun ja sport koos, pakkusime igasugu asju, mõtlesime kõrvale. Küll me kutsusime koomikuid, tegime välikino, kutsusime live rock bändi, tegime kohvi põhimõtteliselt, neile baristad kutsusime tegema. See tegelikult töötas, aga inimestel oli nii kiire, et me kuidagi suutnud seda programmi selliseks teha, et ärge tormake ära, et teeme audasustamise, siis võib-olla ikkagi paljud jaoks audasutamine ei olnud oluline, sest ma ei saanud mingit, meil kategooriad oli ka väga-väga vähe, et me ei andnud iga 5 aasta tagant mehele, naisele, esikoolm, mis kõik seal saab olla. Ma ei tea, kellel on punased juuksed ja kellel on vanaratas ja koleratas ja et saab auhinna. Ei, me tegime loosi auhinnad, see on kõigil võimalus. Aga ikka inimesed nagu tormasid ära, et nüüd me peame tegema lihtsalt nii kihvti programmi, et tuldaks, jäädaks, söödaks, et ma selle veel kriipsutaks alla, et lihtsalt oleks ka põhjus jääda, et see söök saab olema, ma arvan, natukene teistsugune kui siiamaani spordivõistlustel, et sellist kogu paketti tahaks pakkuda. Ja selles mõttes, et ikkagi Graveli fest on tulnud selleks, et jääda ja ma absoluutselt, olgugi, et ma olen väga süke võib-olla aeg-ajalt suur visionäär ja see Graveli fest ja kõik need ideed, neid on väga palju, aga sellegi poolest ma olen teadlik, et see on selline kultuurimuutus. See võtab aega. Ja seetõttu igas meil ei olegi selles mõttes esimene aasta me tahamegi anda osalejate sellist personaalset kogemust. Ja kui see sama enne, mis just välja tuli, et mida siis elukaaslane teeb, siis olgem ausad, me mõtleme ka selle peale, sest me oleme ju täiesti teadlikud ka sellest, et sul on 12 nädalavahetust ainult. Ja ma tean, et mul oleks märksa lihtsam sõita seda pikka rattadistantsi seal laupäeval,
kui ma tean, et mul tollel hetkel oleks ikkagi elukaaslasel ka miskit teha, on ju. Ma loodetavasti mingil aastal tuleb ka ikkagi võistlema, on ju. Aga et noh, meil on ikkagi ERM seal, meil on need tagurpidimajad, meil on neid võimalusi, meil on niivõrd palju, mida anda siis ikkagi selles mõttes sellele osalejale, et noh, need ongi nii-öelda seda tegevust nagu jagub, et kõigil oleks vahva sellel 3 päeval. Ja see on ka taotluslikult tegelikult, et miks me ei viin nagu üritust kaugele metsa vahele, et just ongi, et siis on seal midagi teha ja käia ja olla ja et ei ole nii, et sõidame autoga kuskile punkti X, pargime puu kõrvale ja pärast võtame auto puu kõrvalt ja paneme esimese jutiga koju. Siuke klassikaline Eesti spordivõistlus, et sõidad 4 tundi maha, et tund aega võistelda. Yeah. Eks ta niimoodi on nagu olnud, aga ma arvangi, et on... Sel korral saab teisiti. Saab teisiti. Me kindlasti nagu ei vastanda nendele, kes seda on harjunud tegema. Yeah. Väga tõhus viis ennast ära väsitada. Yeah. Absoluutselt, et tõesti, et see... Aga see on tore näha seda, et ka korraldajad erinevad on selles mõttes, see koostöö on ka oluline ja sealt on kuidagi see läinud käima nii, et tegelikult ürituskorraldajad ka siin aitavad üksteist ja tõesti panevad nagu nii-öelda õla alla igat pidi. Okei, aga siis tõmbaks äkki mõttetegevusele suurele joone alla, aga ma küsin teie käest veel selliseid küsimusi, et ühe sõnaga saab sisuliselt vastata neile, et palun vastake nüüd seekord lühidalt. Ja vaatame, äkki tuleb midagi naljakat ka siit välja. Mitu korda oled rattaga kukkunud, kuna klipid ei tule lahti? Mina olen, ma arvan, ikkagi süke 10 kord kindlasti. Külje peale vajumise isegi on profina tulnud, ma olen kindel. Talvel näiteks jäetub ära alt, ei saa välja. No see on juba vabandus, mida ma kuulen. Vabalt. Ikka juhtub, muidugi. Mitu kilomeetrit olete umbes rattaga sõitnud, äkki te teate? Roman Fosti teab, et ta on 2,5 korda maailmale tiiru peal teinud, jooksnud siis. Aga palju tee rattaga? Mul pole aimugi. Ma tean ainult, et... Kas me räägime 10, 100? Ma arvan, et ma ei tea, mingi mootoriblokk peaks olema vahetusi vist 500 000 peal või? Umbes sinna kanti natuke peale seda. Et lihtsalt õli on ammu juba 10 kordi vahetatud. Ma arvan, et mul on 1-0 vähem, et no võib-olla seal 40-50 000. Äkki tuleb kõikide aastate peale kokku. Väga tore. Milline on õige võistluspäeva hommikusöök? Ütleme niimoodi, et üks süke mõnus juustuvõileib. See oli põhiteema. Minu lemmik roog on hommikusöök, kus saab miksida magusat ja soolast. Ilma eriti nagu piinlikkust tundmata. Mis on olnud sinu pikim ühekordne nii-öelda rattasõit? Mul eelmine aasta Pööri Rando, selline vinge võistlus, seal oli 320, äkki, midagi sinna kanti. Vist isegi oli. Võin isegi kinnitada peaaegu. Midagi sinna kanti nagu oli vist, jah. Kindlasti vähem. Ma arvan, et mõni MM või mingi suurem klassik 260 lõppu. Ehk siis trennis rohkem tegelikult ei teinud? Ei, mitte kunagi. Ma olen rohkem sõitnud. Selle anname sulle. Seda rekordit ma ei kavatse ka. Ilusaim rattasõit, mis on siis olnud mälestustes vähemalt? Ergo mõtleb kogu 2000 kilomeetrit Vietnami saart. Ütleme nii, et tuleb väga eredalt üks täpselt selline, ütleme niimoodi, et kui on kiirelt vastan, kui olete näinud Top Geari Vietnami specialit, siis seal on üks mägi ja see sama süke mõnus laskumine ja vaikselt podisev kalamees seal kõrval ja loojuv päike. See oli ideaalne. Iga sõit, kus on mõni tõus või mägi sees. Nii et ühel meil laskuda ja teisel meil tõusta. Selge sain. Ehk on teil üks rutiin päevas, mis annab midagi nagu iga päeval juurde, mis te teete? Mõni joob kohvi, mõni sirutab varbaid. Äkki te teete midagi? Sõidate rattaga või? Jah, liikuda. Päriselt. Mul on ikkagi eesmärk iga päev liikuda. See ei tähenda, et ma nüüd panen kella käima sportima. Mul on kodus koer näiteks, kui ma tean, et ma olen temaga tund aega kõndinud. Ma võin päris rahuliku südamega magama minna. Aga niimoodi, et ma mitte midagi ei tee, ma muutun väga rahutuks.
täpselt sama, mul on tunne, et see on mingi spordimeeste värk, et mul on täpselt siuke, et kui ei liigu, siis on selline võta Snickersi hetk, et kõik teised ümbert saadavad trenni. Ja liikumine ei pea olema trenn otseselt. Absoluutselt, piisab täiesti siukse mentaliteedi mõistes sellise hoopis teistsuguse switchi annabki tõesti kas või juba pool tundi nagu et sa lähedki sihi pealt välja. Ja viimane küsimus, mis on sinu jaoks hea olu? Hea olu eelkõige terve keha ja terve pere, ma ütleks, et selles mõttes siin ongi kõigepealt. Siis on hästi, jah? Kõigepealt enda tervis ja siis on oluline, et ka kõikide pereliikmete tervis oleks vinge. Ma kirjutan alla ja võib-olla siuke vaimne heaolu, rahulolu ka juurde, et kui kuskilt füüsiliselt ei valuta, aga jube õnnetu on olla ja ei tea miks, siis ei olegi võib-olla päris heaoluga ka 100% kõik paigas. Aitäh, mehed. Mis minul öelda siis, et minge otsige üles Graveli ääga ja Y-ga lõpus, nagu kuulete Graveli. Saate kindlasti Ergo ja Taneli kontakti ka sealt, kui tahate veel jutustada rattaspordist. Taneli jätte Veloteegist, ma saan aru. Ja hoidke siis silma peal kõikidel Instagramidel, sotsiaalmeediatel ja nii edasi, et vast leiate üles ja äkki tekib siis selle jutu põhjal pisik minna Taneli juurde poodi Gravelit vaatama kas või esialgu proovima, siis soetama ja siis 1.–3. august laenake kas või Sõdura oma ja mingi Tartusse sõitma. Ja, olen rõõmuga valmis aitama kõiki, kellel on mingisugusedki küsimused siis rattavaliku osas, võib-olla kuhu sõitma minna, oskan ka natuke näidata ja esimesed sõidud tehtud, siis tule Gravelile. Aitäh kuulamast ja vaatamast ja aitäh mehed! Aitäh! Aitäh!